Tere kõigile, te vaatate Mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2023. aasta laia matemaatika riigieksami osa 1. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda teie omadest, kuid vastused võivad ikka tulla samad. Kõik vastused on kontrollitud Harno lehel olevatest eksamimaterjalidest. Ilusat vaatamist. Ülesanne 1. Mart ja Karl osalesid Tartu rattamaratonil. Karl läbis 40 kilomeetrist distantsi 1 tunni ja 36 minutiga. Mart läbis 89 kilomeetrise distantsi, seejuures oli tema keskmine kiirus Karli keskmisest kiirusest 20% võrra väiksem. Arvutage aeg, mis kulus Mardil distantsi läbimiseks. Esitage vastus tundides ja minutites. Tekstis saab lugeda, et Karli teepikkus on 40 kilomeetrit. Karli aeg on 1,36 ehk 1,3 ehk 1,6 tundi. Karli keskmine kiirus on seega valemina 40 jagatud 1,6 võrdub 25 kilomeetrit tunnis. Mardi teepikkus on tekstist 89 kilomeetrit. Mardi keskmine kiirus on 25 korda 0,8, sest see oli Karli omast väiksem ning selleks tuleb 20 kilomeetrit tunnis. Mardi aeg seega on 89 jagatud 20 ehk 4,45 tundi ehk 4 tundi ja 27 minutit. Seega vastus on, et Mardil kulus 4 tundi ja 27 minutit. Ülesanne 2. Lihtsustage avaldis A jagatud B-ga, kui A on selline ning B selline. Kui A on suurem kui 0, B suurem kui 0 ja A ja B ei võrdu üksteisega. Alustame avaldisest A. Viime kõik ühisele murrujoonele, korrutades ruutjuur AB-d nimetajaga. AB-d saame maha tõmmata. Võtame järgmisena nimetas sulgudete ruutjuur A ning kirjutame ruutjuur AB üksteisest välja. Saame maha tõmmata ruutjuur A-d ning vastuseks saab A ruutjuur B jagatud ruutjuur A pluss ruutjuur B-ga. Lihtsustame avaldise B nüüd. Saame lugejas sulgude ette tuua 2 ruutjuur B-d ning alt nimetajas välja kirjutada ruuduvalemi. Tõmbame maha ruutjuur A miinus ruutjuur B sulud. Järgmisena paneme need tehted jagatisse. Maha saab tõmmata sulud ning ka ruutjuur B-d. Vastuseks jääb A jagatud 2-ga. Seega vastus on, et lihtsustatud avaldis on A jagatud 2-ga. Ülesanne 3. Rehvi töökojas on müügil 12 kasutatud talverehvi, mis sobivad kliendi autole. Nendest rehvidest ühel on mustri sügavus 5 mm, 3-l 6 mm, 6-l 7 mm ja 2-l 8 mm. Punkt 1. Arvutage nende 12 sobiva talverehvi mustri sügavuste aritmeetiline keskmine. Leiame aritmeetilise keskmise, liites kõik väärtused kokku ning jagades nende summaga ehk 12-ga. Vastuseks saame 81/12 ehk 6,75 mm. Teine küsimus. Mitmel viisil saab klient valida sobivate rehvide hulgast 4 ühesuguse mustri sügavusega rehvi? Selleks, et leida, mitu viisi valida rehvide hulgast 4 ühesuguse mustriga, peame kasutama kombinatsiooni valemit. 4 valitakse 6 ning vastuseks saame 15. Kolmas punkt. Arvutage tõenäosus, et 4 rehvi juhuslikul valimisel nende 12 sobiva rehvi hulgast saab klient kõik niisugused rehvid, mille mustri sügavused on arvutatud aritmeetilisest keskmisest suuremad. Et leida see tõenäosus, kasutame jällegist kombinatsiooni valemit. Allnimetajas meil on 4 rehvi 12 ning üleval valitakse 4 sobivat, kuigi kokku on sobivaid 8 ja mitte sobivaid 4. Vastuseks saame 70/495 ehk 14/99. Saame tõenäosuseks umbes 0,141. Seega vastus on, et aritmeetiline keskmine on 6,75 mm, valida saab 15 erineval viisil ning tõenäosus on 14/99. Ülesanne 4. Laoruumi üür kasvab iga kuu 10 euro võrra. Laoruum üüritakse välja 9 aastaks. On teada, et selle laoruumi esimese poole aasta üür on kokku 1500 eurot. Kui suur on laoruumi punkt 1 esimese kuu üür? Kui üür kasvab iga kuu 10 euro võrra, on teeks meil 10.
poole aasta üür on teada, et siis 6 kuud üüri, selle summa on 1500. Et leida A1, peame kasutama SN valemit. Paneme arvud valemisse ning saame lahti mõrust. Jagame terve rea 3-ga, et saada lahti sulust. Viime 50 paremale poole ning jagame terve rea 2-ga. Saame, et A1 on 225 eurot. Punkt 2. Kui suur on laoruumi terve aasta üür? Selle jaoks kasutame uuesti SN valemit, aga seekord paneme AN asemele selle valemi. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 3360 eurot. Seega vastus on, et laoruumi esimese kuu üür on 225 eurot ning terve aasta üür on 3360 eurot. Ülesanne 5. Punkt 1. Tuleb lahendada ära selline eksponentvõrrand. Esimese asjana kirjutame 1 astmel ruutjuur 2 kui ruutjuur 2 astmel -1. Samuti kirjutame 1 kui ruutjuur 2 astmel 0. Kui on alused samad ning nende vahel on korrutamine, saab viia need ühele alusele astmed. Liites need. Kuna mõlemal pool on alused nüüd võrdsed, saame need ära võtta. Meil on tekkinud ruutvõrrand ning tuleb kasutada selle lahendi valemit. Ruutjuur alt tuleb välja 6. Saame, et x1 on -5 ja x2 on 1. Punkt 2. Lihtsustage avaldis A, kui y on suurem kui 0. Viime esimese ja kolmanda loogi ühe sama alla, sest loogi baas on sama ning kuna on tegemist lahutamisega, tuleb need jagada. Kui logaritmi ees on arv, saame tuua selle astendajaks. Viime ka ülejäänud loogid ühe alla, liites korrutame need. Korrutame arvud kokku. Tõmmates maha kõik liikmed, jääb sulgude sees alles 2y. Punkt 2. Leidke tundmatu y väärtus, mille korral a võrdub -5. Paneme selle logaritmi võrduma -5-ga. Kasutades logaritmi ülddefinitsiooni, 2y võrdub 2 astmel -5-ga. Saame astmest lahti ning jagame terve rea 2-ga ning saame, et y võrdub 1/64. Seega vastus on, et võrrandi väärtused on -5 ja 1 ning y väärtus on 1/64. Ülesanne 6. On antud funktsioon fx võrdub x kuubis pluss 6x ruudus pluss 9x. Leidke funktsiooni fx.1 negatiivses piirkond. Saame sulgude ette tuua x-i. Saame seejärel, et x1 võrdub 0-ga. Kes kohe nägi, on tegu ruudu valemiga siin. Ehk siis x pluss 3 ruudus. Saame seega, et x2 ja x3 on -3. Tõmbame x joonele joone, alustades ülevalt, sest suurima astendajaga x on positiivne. Hoidke meeles, et joon ei lähe -3-st läbi, vaid põrkab selle vastu, sest neid on 2 tükki. Seega on negatiivsus piirkond miinus lõpmatusest -3-ni ja -3-st 0-ni. Punkt 2. Leidke funktsiooni fx vähim väärtus lõigul -5 ja 1. Leiame algselt funktsiooni tuletise. Paneme selle võrduma 0-ga ning kasutame ruutvõrrandi lahendi valemit. Ruutjuur alt tuleb välja 6. Saame, et x1 on -3 ja x2 on -1. Pannes x-id joonele, alustame joone tõmbamist ülevalt, sest suurima astendajaga x on positiivne. Saame, et x max x tuleb -3 ja x min x tuleb -1. Leiame nüüd väärtused. Paneme -1 algfunktsiooni ning saame vastuseks -4. Teeme sama -5-ga ning saame vastuseks -20. Seega vähim väärtus on -20. Vastus on, et funktsiooni negatiivsuspiirkond on miinus lõpmatusest -3-ni ja -3-st 0-ni ja vähim väärtus lõigul on -20. Ülesanne 7. Kolmnurgas ABC on külje AC pikkus 4 cm, külje CB pikkus on 10 cm ning mediaan AM moodustab küljega AC nurga 45 kraadi. Punkt 1. Tehke ülesande tekstile vastav joonis. Joonis peaks välja nägema midagi sellist. Punkt 2. Arvutage kolmnurga ABC ümbermõõt ja pindala. Leiame esimese asjana nurga beta, sest meil on antud üks nurk. Selle jaoks kasutame siinusteoreemi ning eraldame siinus beta. Vastuseks saame 0,5657. Võttes miinus siinuse, saame vastuseks 34,45 kraadi. Et leida viimane nurk gamma, lahutame leitud nurgad 180-st
Vastuseks saame 100,55 kraadi. Järgmisena saame arvutada pindala kasutada sellist valemit. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 19,7 ruutsentimeetrit. Järgmisena leiame ümber mõõdu. Selle jaoks on meil vaja leida külg AB. Kuna teame kahe külje vahelist nurka, saame kasutada koosinusteoreemi. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 11,4 sentimeetrit ligikaudu. Ümbermõõdu valem on kõikide külgede summa. Vastuseks saame 25,4 sentimeetrit. Seega vastus on, et kolmnurga ümbermõõt on 25,4 sentimeetrit ja pindala 19,7 ruutsentimeetrit. Sellega sai esimene osa meil lahendatud. Nagu näha, ei võtnud see üldsegi nii kaua aega, kui teemad on teil selged. Kindlasti likeige seda videot, kui oli abiks ning video descriptionis on ka playlist iga aasta lahendusvideole nii kitsa kui laiama. Sellega on tänaseks kõik, näeme juba varsti uues videos.